iga uus asi, mis kohtusse tuleb, mille ma lahti võtan, see oleks justkui avaks mingi uue raamatu või paneks mingi uue Netflixi sarja siis tööle, võib-olla tänapäeval on parem võrdlus. Praktikandi peamine ülesanne on see, et ta koostab menetlusloa arvamusi, ehk siis arvamusi selle kohta, kas konkreetne kohtuasi menetlusse võtta meile või siis mitte. Ja nüüd teine asi, mida praktikant ka teha saab, on tulla kaasa asjade arutamisele, näha, kuidas kohtunikud enda kabinettides siis kohtuasju arutavad ning lõpus antakse alati praktikandile võimalus ka siis öelda, et mis ta asjast arvab. Kaasuse lahendamise oskus tuleb sellest, kui sa harjutad ja ei ole paremat kohta, kus harjutada kaasuse lahendamist kui Riigikohtus. Täiesti üllatunud, et mind võeti ka nii tõsiselt. Ma arvasin, algul tundus isegi, et võib-olla natukene nagu mängitakse või kuidagi teeseldakse, et me kuulame sind ka ära, aga tegelikult otsustame ikka ise. Aga tõsiselt võeti kuulda ja võeti arvesse minu seisukohti ja küsiti seda veel, tunti huvi selle vastu. See oli väga põnev. Riigikohtusse praktikal käinuna saad aru, mis see õigus tegelikult on. Kui praktikant julgeb kaasa mõelda ja oma mõtteid avaldada, siis ta saab olla otsustaja. Riigikohtu, kõrgema kohtu otsuste tegemine on selline asi, mida kõrvalt saab vaadata väga piiratud ring inimesi. Need, kes siin töötavad ja need, kes käivad siin praktikal. Et kui sa tahad näha, mis siin tegelikult toimub, kuidas need otsused sünnivad, mille üle pärast võib-olla aastaid vaieldakse, siis see praktika on see hea võimalus seda näha. Saada teha koostööd riigikohtunikega. Eesti ilmselt ühed targemad juristid on siin tööl ja nendega juba mõne asja arutamine on nii hea kogemus, et see jääb ilmselt eluks ajaks meelde. Ja lisaks on see võimalus saada hea algus oma karjäärile, nagu minul õnnestus.